Issand. Tulime uurima, kas Liisa ja Siim saavad zipline'iga sõita. Ma ei näadki Eddie Murphy nii hästi laula. Meie seiklustaim on võisida meile meeldib. Söögid ja tujuma, seda teeksime me möögid. Nii jõudsime. Ta midagi unustas. Koera vaatab. Et kus ma jäin, koera pildistamine tuli vahele. Small drilling and hammering on siin kuulda. See lõigab lälakaga. Mida on näha? Lälakatega lõikab. Väike ehitus käib, pole hullu. Tegelikult me teadsime, et siin see drilling and hammering on ja me nõustusime sellega. Mina ei nõustunud. Et selles mõttes see ei ole meile üllatus, aga see koht tundus ikkagi lahe ja meil oli vaja ka selleks perioodiks saada siia ööbimist, nii et eriti valikuid niikuinii ei olnud. Nii et elame harjame ära selle drilling ja hammeringiga. Aga ühesõnaga siin on siis elutuba, nagu te nägite. Köök asub siin. Päris mahukas köök tegelikult. 2 erinevat kohvimasinat. Vaatame, mis siin on. Siin on üks magamistuba. Nii ja siin toalett. Ja, võtan wifi kaasa. Mina magan seal. Otsustatud. Sinna ei tohi vaadata. Ei tohi näha, kui tore see on selle pärast. See on juba mulle blokeeritud. Kirjutuslauad mulle meeldivad. Mulle meeldib, kui on normaalne laud, kus taga tööd teha. Vannituba. Väike. Vaatame, mis siin on. Veel üks toilet. Ahaa. See on minu voodi. Seinutuba. Liisa tahab seda tuba endale või? Need on sama laiad voodid. Siin on lihtsalt suur see duširuum, aga vahet teha. Võime siin ka duši all käia. Aga nii kaal pool. Oi, siin saab veel inimesi vaata, siit all tuleb ka voodi. Väsisime ära. Pikkast rännukust. Suurest kolimisest. Ta lõpuks sai meie vaadisse. Ta arvab seda. Tegelikult me oleme päevatoas. Päeva magamistoas. Meil on siin 3 magamistuba siis. Saame ühte kasutada selliseks päevaseks puhkamiseks. Ma olen üldse pigem veidis aru saanud, et kunagi, kui mul on piisavalt suur kodu, siis mul on sinna ka vaja sellist päevavoodit, kus ma lihtsalt tahan nagu päeval, kui ma olen unine või lihtsalt väsinud või lihtsalt tahan pikutada, et ma saaksin minna visata pikali, sest ma ei taha minna päeval riietega oma voodisse. Nii et see päevavoodi kõikides Airbnb-des, kus meil on olnud üleliigne magamistuba ja seda on olnud päris mitu korda. Vietnamis oli? Jaa, enamustes isegi on olnud vist. Ma oleme seda täiega ära kasutanud ja nii mõnus. Ja Fifi naudib ka, sest Fifi muidu meie voodisse ei saa. Ta arvab, et meie voodis. Suur see ogakala ja nii lahe. No ei läheb peole. See on mõnus istuda, ma mõelda. Näed jah. Ole rollerit maja. Esmakordne taksosõit. Sellise taksoga siin. Mul on esma. See on selles nagu riigis. Kui me Mehhikos sõitsime ka nendega.
sõbrakesed siin. Õhtune häng. Mina ütlesin Tšembet. Siimul äri käib. Tšemberent. Tšemberent käib. No mis teie saite siin? Näita. Näita enda maga. No cheers siis. Ja võidu nüüd, sööge ära. Kõrva sõid ära kiisul. Tere hommikust. Kell on 11:30. Hommik. Baristad on juba aktsioonis. Ja siis oli kiisupäeva tahane. Ja meil on üks kiisu, kes tahab külla tulla, aga üks lõvi ei lase sisse. Me elame seal naabermajas, neil on kogu aeg uks lahti, ta sealt saab välja. Alati ilus. Nagu enne mõista. Kas teeb piima soojaks ka? Jah. Süda paluks. Ei oska. Väga ilus. Puu. Yeah. Siin on vaja. See on unistuste puu. Või jutumoll. Meil läks vett tilkuma lambist. Lambist. Kusjuures sõna otseses mõttes lambist hakkas vett tilkuma. Meil on uus roller. Ostame puuvilja. Matsutab. Ei matsutab. Matsutab maksa. Jaa, see tädi tuli ise ukse taha. Mis see piiksub seal? Mingi mängu esim kellelgi või? Tal ongi mängu esim. Meil siin kõrval käib remont. Need on meie naabrid. See hakkab alles 7:30 hommikul. See hakkab ju 8 minu arust. 8:30 hakkas täna. Aga see ei takista teil Liisa lõunani magama. Mina magasin. Ma õpetan teile trikki, kuidas magada. Ma tegin niimoodi, et ärkasin kolistamine. Võtsin padja. Norr. Väga maitse. Mariti tunneb nagu maitse, mul on nohu, aga see on päris hea. Kookose maitsega. Väga maitse. This time in my life, can't see road to the blind. Ma ei näed ka Eddie Murphy nii hästi laulu. Where's with you now? Not in my mind. See oleks nagu mingi kohalik, mitte mingi kohalik, vaid selline nagu kohalikele suunitletud mingi nii-öelda oma üritus neil, ma tunnen. Uue tänava muusikafestival. Uue tänava maailmafestival. Kohe proovime ära kohaliku siidrit. Anname šampanjat. Täitsa siider ja Noh, õlle sõpradele vaadake. Kakao kriipsudest tehtud õlu. Riisilaag on. Riisist tehtud õlu. Ma ei taha proovida. tulime uurima, kas te Liisa ja Siim saavad zipline'iga sõita. Panin Google Mapsi zip ja siis 3 varianti tuli. Panin kõige lähima Mapsi sisse. Vaatame siis, mis siin teha saab. Lahe sild.
Vaade siia sõites oli üliilus. Lopsakkus igal pool. Mina sipiga sõitmisest huvitatud ei ole, nagu te ilmselt juba aru saite. Tahaks seda ja 1400 on hind. Äkki banaan sisse. Väga maitsvad banaanid. Ma olen Karja, ma olen mitu korda käinud Nõmme seikluspargist ja ma ükskord tegin vabalangusüpet. Ma minestasin peaaegu. Ma ei tea, mis mul hakkas. Ma ei tea. Mingi tunne imelik tunne oli. Adrenaliin oli mul. Veel ei tea üldse tegelikult, mis teid ees ootab. Ega siit ei paista väga, kus, mis, kes. Aga oli kirjas, et 11 erinevad zipline'i on puude vahel. Sellised kindad on siin. Need kindad pannakse kätte. You hand here,นะคะ no touch up there, okay? No break, no stop,นะคะ You fly, okay? Upside down, okay? Go one by one. For staff say, okay? She go, you wait, okay? See vist tuleb meie kaasa iga kord. Ma arvan. Kas keegi seal vastu ei peaks võtma või? Ei. No break. Ta läheb ikka essana, jah? Mõtlesin, et mis saadab kohe Liisa esimesena sinna, jah? Ema, ma ei tee tõike. Jää. Aga annab märku, ma võin minna. No, ma olen lahti. Ui! Väga lahe. Lahe džungel siin ikka. Vaat seal on see sipalgapesa ka. Ja enne üks mingis konkreetne sisalik pani nii kiiresti mul jalgade eest mööda. Aga miks meile veel sobis just see zipline praegu on see, et me võtsime omale sellise Itaalia tänaval kruiisimise rolleri, aga meid on seal 3 selle rolleri peal ja see ei ole võimsa mootoriga ja see ilmselt lihtsalt ei veaks meid mäest ülesse kuskile, kui see zipline on kuskil kõrgel mäe otsas. Et siia tuli väga, väga mõõduka tõusuga tee ja siin on niimoodi, et on puude vahele ehitatud. Et ei teagi, millised need teised on, aga kuhugi sinna mäe otsa see roller meid 3 ilmselt ära ei veaks. Nüüd nad lähevad sealt kuhugi edasi. Ui! Aga plätude kohta nad ei öelnud midagi, mis on huvitav, et ise tead siis, kui sul ära kukub see plätu või ma ei tea, jah, paljajalu siin vist ei läheks. Ja ma ei tea, me mõtlesime, et ma ei tea, mis me mõtlesime, et kuidagi on sellega arvestatud, et kõik on plätud, aga meil ongi suva ilmselt lihtsalt, et ise tead, kui sa oma plätu sinna džunglisse pillad, siis oled ilma lihtsalt. Nüüd tuleb siia samma. Väga lahe. Tüüp juhendas mind, et võt tule siia. Siit saab videota. See oli väga lõbus. Tule siin! Lähe vaata. See on selle. See on sellega, et siit alla ei kukuks või kusagil. Jah. Aga mul tuleb... Väga lahe.
Vahepeal vaatame sipelgaid. Siit nad kõnnivad mööda seda puud. Siit läheb nende tee. Juba tulebki. On ikka tüüp. Džungli tüüp. Siia samma tuleb. Oota, kus ta läheb? Siia. Okei. Siin on selline natuke teistmoodi stardipunkt. Naine vist lükkab hoo sisse. Aive. Aasta ja 8-kuune beebi on neil kuskil siin. Sellel mehel ja naisel siin tööl kaasas, aga me ei näinud teda, ta on kuskil tagaruumis. Tõstab ühe käega ta Liisa nende konksuse otsast lahti, sellepärast, et tal ei ulata jalad maha. See on juba mitmes kord niimoodi. Ja kui ma enne ütlesin, et vist selle lapsega seoses, et tööl kaasas on laps, siis tegelikult paistab, et nad elavadki siin selles majakeses, ma arvan. Seal on kena aken, siin all riided kuivavad. Et suht suur tõenäosus on, et nad elavadki siin perega ja nagu enamus siin selles riigis, sellepärast, et nii lihtsalt on siin kombeks, elad ja töötad samas kohas. See on väga ilusa backdropiga sõit, tõesti ilus loodus on siin. Nüüd vist tuleb viimane sõit. Siim ütles. Teeb pilti ka ikka. Siimu telefoniga. Väga lahe. Filmi tähendab. Koos minnakse. Väga lahe. Väga lahe. Väga pro tüüp tundus ja eks alguses on ikka mingid kõhklused selliste asjadega, et ei tea, kas ikka euronõuded on täidetud. Seda ma mõtlesin, et miks see sild sinna tehtud on, et kas niisama või, aga lõpus tullaksegi sellega üle või selle pealt üle. Suured lähevad. Oodake. Just näpuga tõmba. See on väike. Okei. Vaadake nüüd. Oota, ma positsioneerin. Emme. Ma ei saa ju. Kõik on roheline. Ma pean ju fokusseerima ja teadma, mis ma panen oma sõrme siia siis. Nii, et sa näed paremini. Ja, nüüd ma näen. Ütle, kui paned käima. Käib. Siim nägi sihukest asja Amazonas ja vaadake. Seda sa katsud ja ta läheb. Ta saab. Vaata, sa teed niimoodi. Ta Oota. paid. Jõhker, vaata. Oota. See. Sa teed talle pai. Talle ei tööta asja. Sa teed talle vaadake pai. See tõmbab su sinna vahele. Võib-olla ta püüab mingit putukaid. Läheb Äkki kinni. ta püüab niimoodi, jah, kedagi. Oota, nüüd on sellised rootsud. Ja, ongi. Vaata. Vaata. Ta nagu närtsid ära ka. Käisime siin juba eelmine kord, aga me ei võtnud kohvi. Aga nüüd me sattusime samasse kohta ja oleks ju imelik kohvi maanidena möödasid teist korda. Esimest korda tulime isegi sisse ja vaatasime nüüd. Miks
Meil oli kindel soov saada saiakest ka, croissanti või midagi, aga siin ei olnud üldse pagaritooteid. See on juba manuaalne cappuccino, vau. Niuke espresso. See on niimoodi, tal on seal kaal. Vaata, see on kaalu peal, Liisa. Kaalu palju läheb. Teisel pool on numbritel. Vau. Jõhker. See, ma tean. Mida te püüdsite või? See on reaalselt krokodil. Kas teil pea nii väljas on? Ta tahab. Jah, ma olen näinud. Ta on niisugune suur sisalik. Sinna küll ujuma ei taha minna. Neid on siin saartel, jah. Meie kodu lähedal jões niimoodi, linna sees. Saarel on ka, või Krabis on ka nendest välja, ma olen näinud. Ja. No siuksed suured sisalikud. Näed välja praegu nagu see Loch Nessi koletis. Ja ta on Loch Nessi koletis. See on hästi suur igal saarel. Või noh, siin saartel ka, seal on saarel. Oo, vaata, kui sujub. Vaata, kui sujub. Issand. Konna külles. Kui äge. Niimoodi nad iga õhtu panevad siia mereande välja ja hakatakse grillima. Iga õhtu käib neil selline skuutrite väljatõmbamise möll aktsioon ja me oleme nii palju linna peal ka näinud neid rongis sõitmas ja lahe. Ja päris paljud skuutrid on sinimustvalged. No sealt nad lähevad. Rong. Ja iga hommik tulevad ja iga õhtu sõidavad ära. Tere. Tere, Siim on meie peres mango lõikamise professionaal. Ma võin teha tutoriali. Vaadake, kuidas mangot lõigata. Võtad noa, võtad mango. Hakkad siit minema. Kui pehme see on. Ja lõikad niimoodi pooleks. Sest et mango keskel on siukene nagu kivi. Lõikad mango pooleks ja tegelikult on niimoodi, et siis teed niimoodi. Niimoodi, 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 niimoodi ja niimoodi ja võida, sööd. Aga ma praegu vahest koorin ära, siis me saame telekas süüa. Me vaatame seda Meie aasta Jaapanis. Meie aasta Jaapanis uus reisisaade on kolleegidel. Mulle meeldib süüa kahvliga seda mangot, mitte sealt selle koore küljest niimoodi. Mulle meeldib niimoodi. Aga jah, lisaks, et Siim on mango proff, on ta ka teistes asjades proff. Näiteks Siim käis täna poes ja mina ei ole kordagi seda gaasipliiti siin tööle pannud ja siis ei saanudki tatart keeta enne, kui Siim koju tuli. Aga tead, poes ma käisin, et see pood oli nagu kuradi Selberna. Nii kallis oli. Aga me oleme seal käinud tegelikult. Makro ja ma ei tea, midagi läks sassi. No see polnud see sama, aga ikkagi on üks teine makro, aga sama nimi. Igatahes 1500 pahti läks mul ja ma sain kottide ja asja ainult. See on 42 euri, ma ei tea. Roller pealt kukkus maha seal. Eestis on see, et sul läheb mingi, ma ei tea, 50 euri ja sa oled siukse pool tühja kilekotiga põhimõtteliselt mõnda asja läksid ostma. Või no mõne asja ostsidki. Siin ikkagi tavaliselt on teistmoodi olnud, et see on ikka väga palju asju. No, ainuke asi, mis võis juhtuda, sellel pool on hinda, võis maksta 500, sellel pool on hinda, võis maksta 500 ja oligi tonn. Aga jaa, toiduhindadest rääkides, siis ma üldse ei imesta, kui need olidki mingisugune 200 ja ma ei tea, 300-400. Sellepärast, et see on üldse söömas käies nii huvitav, et korralik, kui sa vaatad, oled seal Thai food sektsioonis menüü peal, siis korralikud toidud, mingid karrid, riisiroad, kõik maitseained, taimed, kõik, mis seal sul on väga soodsad tõesti söömas käies tavalises kohas, mingi 100-150 pahti umbes. Ja siis on see lääne toitude sektsioon.
Caesari salat, siis reaalselt ainult kana ja salatileht põhimõtteliselt, saiakuubik on üle 200 näiteks. 2 korda rohkem kui mingi korralik suur portsjon tai toitu. Et selle lääne toidu ja siuksed importtoidud, mingid juustud, hapukoored, asjad, et nendel on nagu hinda väga palju juurde kruvitud. Ma ei tea, kas nagu tahtlikult või ongi see tooraine kuidagi teistsugune ja jube kallis või... Aga jah, selles mõttes ma ei imesta. Näed, täna me saime 3 söönuks. Ma sain jumala head suppi, sa sõid mingit kana basiilikuga. Ja Liisa sõi kanariisi veel jäi alles ka ja 10 € läks. Mis asi on tooraine? See, millest tehakse. Millest võtad tooraine ja